Tere, oled hakanud kuulama peaasi.ee vaimse tervise teemalist taskuhäälingut Pearaadio. Mina olen tänane saatejuht Hedvig Madisson, olen Peaasjades vaimse tervise nõustaja ja koolitaja. Täna me räägime sellisel põneval teemal nagu kliimaärevus ja minu külaliseks on Katariina Kliit. Alustuseks saame paremini tuttavaks. Kas tutvustaksid ennast ja oma tegevusi veidi rohkem ja muuhulgas räägiksid ka, miks sa otsustasid täna selle kutse vastu võtta ja meile siia rääkima tulla? Tere ka minu poolt. Ma olen Katariina Kliit, olen Tartu Ülikoolis psühholoogia doktorant ning tegelen keskkonnapsühholoogia teemadega. Töötan ka Põlva haiglas psühholoogina. Ja ökoärevus on pikemat aega juba olnud üks minu südameteema. Väga tore oli peaasjadega koos ka novembri alguses viia läbi ökoärevuse koolitust. Ehk tõesti on tore siin olla ja rääkida, ma arvan, et minu jaoks ühest kõige olulisemast teemast. Mulle jäi kohe kõrvu siin, et kui me alustasime kliimaärevusega, siis juba sai sellest ökoärevus. Ja ma küsiksin selle sõna kasutuse kohta. Et kuidas me siis nimetaksime seda, mis see on? Ja mõistetest on hea alustada. Sageli kasutatakse kliimaärevust, ökoärevust, kliimamure, aga ka kliimatunded, mõisteid segamini. Ja ma saan aru, et see võib üksjagu tekitada segadust, aga neis on sarnasust ja neis on erinevust. Kliimaärevust nähakse kui kroonilist hirmu keskkonna huku või hävimise eest. Kliimamure puhul me räägime ka häirivatest muremõtetest praeguse keskkonna ja loodusseisu pärast või siis ka tulevase keskkonna või loodusseisu pärast. Kui nüüd psühholoogia vaatevinklist mõelda, siis ärevus on eks ju laiem mõiste. Seal võivad olla need samad muremõtted, seal on ärevuse kehalised aistingud, tundeaisting ja sinna juurde võib tulla ka näiteks vältimiskäitumine. Mure puhul või muretsemise puhul me räägime eelkõige ikkagi mõtteprotsessist, mis pidevalt ketrab ja vaatab tulevikku ja mõtleb nii-öelda kõige hullematele või negatiivsematele stsenaariumitele. Ehk selle järgi nagu oleks kliimaärevus selline laiem mõiste. Aga kui mõelda ja vaadata teaduskirjanduse peale, siis tegelikult kliimamure oleks seal nagu laiem mõiste. Sest kliimaärevuse jaoks on nüüd välja kujunenud 2 peamist mõõdikut. See on Claytoni kliimamuutuste ärevuse küsimustik ja Hoogi ökoärevuse küsimustik. Ehk on sellised 2 küsimustikku, millega peamiselt kliimaärevust mõõdetakse. Kui aga näiteks kliimamuret sageli mõõdetakse aga sellise ühe küsimusega, et kas sa tunned muret keskkonna pärast. Või siis seal on mõned teised meetodid ka veel, aga see näiteks ei ole nii ära ühtlustunud. Ehk juba ka siin natuke võib see nii-öelda segadusmõistete osas välja tuua. Aga see ei ole ka minu meelest nagu ainult segadus nii-öelda selle psühholoogia osa mõistest. Et see ei ole ainult kas mure või ärevus või tunded, vaid tegelikult seal on ka mingil määral segadust, kas kasutada mõiste kliima või keskkond, sest kliima nagu vihjaks ainult kliimamuutustele. Samas, eks ju, probleemid on palju laiemad. Seal on maakasutuse muutus, me räägime, eks ju, liikide ja liigilise mitmekesisuse vähenemisest, plastikprügist, et see on märkimisväärselt laiem. Seega nagu olgugi, et kliimaärevus on nagu kõige kasutatum mõiste, siis ta on kitsas ja ta on nagu ühekülgne. Samas võib-olla jääme tema juurde ja ma siis jooksvalt täpsustan juurde, kui nüüd räägime hoopis näiteks kliimamurest. Ma korra küsin ja ma arvan, kuulajate jaoks tuleb kohe see küsimus, et kas neid teste või neid mõõdikuid saab kuskil ise teha ka enda kohta? Tänasel päeval eesti keeles veel mitte. Küll need küsimustikud on adapteerimise protsessis. Aga ka inglise keeles nendel küsimustikel ei ole sellist ühte kindlat äralõike punkti, mis ütleks, et vot nüüd oled kliimaärev. Et see on hästi nagu oluline teadvustada. Aga sa mainisid ka kliimatundeid. Kas siis neid on veel rohkem peale ärevuse ja mure ja nende negatiivsete?
või on see rohkem nagu, et läheb veel hullemaks, et läheb ka kliimapaanikaks ja kliimaleinaks ja sellisteks asjadeks? Ja ei, kliimamuutused absoluutselt võivad tekitada erinevaid tundeid. Sinna sobib lein, sinna samamoodi sobib nostalgia, sinna sobib viha, pettumus, aga miks mitte ka näiteks lootusrikkus, kui on näiteks suurendatud rahastust mõne keskkonnaprojekti heaks või ka õnnetunne, kui on endal õnnestunud näiteks midagi teha, mida oled pikka aega tahtnud keskkonna heaks teha. Ehk see pilt ei ole ainult negatiivne. Aga kui küsimustikest... Ma kohe küsiks siia vahele selle solastalgia kohta, kui sa tõid selle välja. Sa mainisid ühte väga huvitavat sõna, solastalgia siin. Kas sa seletaksid, mis asi see on? Jaa, absoluutselt. Solastalgia on mõiste, mis kätkeb kodukoha keskkonna kadumist. Ehk siis see on natuke nagu segu leinast ja nostalgiast, et võib-olla kunagi kodukeskkond, mida mõeldes näiteks tagasi oma kodumetsale, mis võib-olla on maha võetud, et siis see on näiteks üks koht, kus selline solastalgia tunne võiks üles tulla. Ma kujutan ette, et see võib ka Eesti mõistes olla hästi huvitav, et paljudele, kes on meil jätnud ka Peaasja Facebooki kommentaare, jääb see kliimamure natukene võõraks just sellepärast, et nad mõtlevad rohkem seda maailma mõõdet siin. Et nad mõtlevad neid looduskatastroofe, et ma arvan, äkki see solastalgia võib olla ka inimestele kuidagi lähedasem. Jaa, absoluutselt võiks olla lähedasem, et olgugi, et eks meil Eestis on ka ekstreemseid ilmastikuolusid rääkides väga lühikese aja jooksul väga kiiresti alla tulnud sademetest kas või, aga siiski näiteks kodukohas toimunud muutus, millega ei ole harjunud, võib-olla ka piirkonnas, kus on kraani või magevee ülekasutust, et siis näiteks see, et võib-olla ei ole enda kodukoha kaevus enam vett, et ka see on koht näiteks, kus solastalgia võiks nagu üles tulla. Me tulime praegu väga ilusasti kohe selle Eesti juurde siin ja üks oluline küsimus, mis meil tuli, oli just see, et miks me räägime Eestis kliimaärevusest? Et kas meil siin ka esineb inimeste seas kliimaärevust? Kliimaärevuse kohta on natuke vara veel vastata. Küll, aga Eestis on kliimamured küll. Nimelt Euroopa 2023. aasta sotsiaaluuring toob välja, et 25% eestlastest on väga mures kliimamuutuste pärast. Ja mures või mõnevõrra mures on üle 75% eestlastest. Ehk siis kliimamuutused tegelikult tekitavad meis muret küll, aga siiski mõnevõrra vähem kui eurooplastes keskmiselt. Sest portugaallased näiteks, neist olid 53% väga mures kliimamuutuste pärast, sloveenlased vastavalt 50% ja horvaatlased aga 43%. Kui võtta Euroopa keskmist, siis see protsent jääb 38 juurde. Ehk ka siin me tegelikult jääme nagu eurooplastest alla ja tegelikult seal on ainult Sloveenia meist tagapool. Ehk mõeldes ka nagu kliimamuutustele, siis siin eestlased pigem ei ole võib-olla nii murelikud kui ülejäänud eurooplased või ka maailmas inimesed. Kas see on pigem midagi head või pigem midagi, mille üle me võiksime rohkem mõelda? Siin on see pilt nagu kahe otsaga, et absoluutselt ei tahaks ju inimestele negatiivseid tundeid juurde tekitada, et siin ongi väga palju teisi stiimuleid, mis samamoodi negatiivseid aisinguid tekitab. Küll aga kliimaärevuse positiivne aspekt on see, et see võib motiveerida meid enam keskkonnasõbralikult tegutsema. Küll aga siis, kui see on väikene või mõõdukas, ehk inimene tajub, et tuleb sellega toime. Kui kliimaärevus läheb väga kõrgeks, siis ta võib hakata tegevust pidurdama või igapäevaelu segama. Seega, kui me tahaks, et oleks enam sellist süsteemset keskkonnasõbralikku tegevust või siis ka kliimamuutustele mõtlemist, siis võib-olla natukene enam mures olemist. Aga mitte nii, et see hakkab endale haiget tegema või enda vaimset tervist riivama, oleks positiivne. Kas sellest võib saada ühel hetkel järjekordne diagnoos, et meil on juba, eks ole, sotsiaalne ärevus, mille alla võib-olla käib ka esinemisärevus,
üldistunud ärevushäire on üks, mida saab diagnoosida. Kas ühel hetkel võib kliimaärevus olla üks nendest? Väga selge vastus on ei. Kliimaärevust ei panda diagnoosida alla. Jah, iseenesest inimene, kes kannatab kliimaärevuse all, see ei välista seda, et tal võiks olla mõni vaimse tervise kaasuv diagnoos, nagu näiteks üldistunud ärevushäire või kui ta on olnud ekstreemsete ilmastikuolude käes ja see on talle ikkagi väga negatiivselt pikaajaliselt mõjunud, siis ka posttraumaatiline stresshäire. Aga väga oluline on rõhutada, et kliimaärevus ei ole diagnoos. Tegu on füsioloogiliselt tavalise ärevusega ning kliimamuutused kui stiimul ongi päriselt hirmutav ja võib olla inimestele ohtlik näiteks läbi ekstreemsete ilmastikuolude, siis seetõttu see mure või ärevus, mis selle põhjal tekib, on loomulik. Ehk väldime siia igal juhul diagnoosi külge panekut. Kas seda võib siis kuidagi vaadelda pigem sarnasena sõjahirmule, mis on ka praegu üsna aktuaalne? Mingil määral küll jah, sest kui me vaatame kliimamuutuseid, siis siin on väga selge ohtu tekitav stiimul, et selle stiimuli ümber hindamine ei ole siin kohal tegelikult ratsionaalne. Võib-olla on jah vaja mõne detaili osas teadmiseid nii-öelda täpsustada, aga siiski tegu on ikkagi loomuliku reaktsiooniga, mis võiks aktiveerida otsima lahendusi, tegutsema, otsima sotsiaalseid suhteid, kellega koos neid muutusid ellu viia. Kui tegemist on loomulike tunnetega ja sellise loomulikult tekkiva ärevusega, siis kuidas saada aru, et see on läinud liiga tõsiseks? Oluline on siin hinnata ja kuulata inimese enda arvamust. Kui inimene mõtleb keskkonnale, ta tunneb teemade osas muret, aga ta näeb, et ta igapäevaelus tuleb toime, ta hoiab sotsiaalseid suhteid, ta huvitub maailmast, saab igapäevaelu kohustustega hakkama ja ta ise ütleb, et jah, ma tajun kliimaärevust, ma tahan keskkonnasõbralikumalt käituda, ma soovin teema kohta rohkem teada, siis see ei oleks koht, kus peaks muret tundma, kui inimene just ise vastupidist ei väljenda. Muret võib-olla tasuks tunda siis, kui inimene ise ütleb, et tegelikult kliimaärevus väga häirib teda, tal on sage rumineerimine teemade osas ja siis otseselt on raske pausi teha nendest muremõtetest. Samamoodi, kui inimesel on raske magada, ta hakkab teistest inimestest eemale hoidma, sest ta tajub, et teised ei mõista teda ja ta tajub, et ta lihtsalt ei suuda keskkonnasõbralikult käituda sellisel moel, nagu ta tegelikult ise tahaks käituda. Ehk see on see koht, kus tegelikult võiks mõelda, kas keegi on, kes saaks toetada või mitte. Kas sa oled psühholoogina ka kokku puutunud klientidega, kellel on raskuseid kliimateemadega? Ja ma ei ole ka ainus, kui korra vaadata otsa ühele Saksa uuringule, mis kaasas 574 Saksa psühhoterapeuti, siis tegelikult 72% neist tõid välja, et nende poole on pöördunud 1-30 klienti, kellel on mure või ärevus kliimamuutuste pärast ja neist 41 tõid välja, et neil on olnud vähemalt 1, aga ka kuni 30 klienti, kelle puhul kliimaärevus on olnud peamine probleem. Seega tegelikult vastuvõturuumides neid inimesi on ja ka minul on olnud mõnega kokkupuude. Peale sinu kabineti, kuhu võiks üks inimene, kellel on kliimaärevusega raskuseid Eestis pöörduda? Meil ei ole täna ühtset võrgustikku spetsialistidest ja tegelikult kuna kliimaärevus ei ole ka diagnoos, siis ei ole sellist kuldstandardit, et tasuks kaaluda seda teraapiavormi või seda teraapiavormi. Jah, potentsiaali nähakse kognitiivkäitumisteraapias, sest tal on kõrge tõenduspõhisus üleüldse ärevushäiretes, aga samamoodi ka aktsepteerimise ja pühendumise teraapias. Kuid kuna ei ole kuldstandardit, ei ole otseselt sellist konkreetset väljaõppinud psühholoogide baasi, siis tänasel päeval on väga mõistlik, kui on juba varasemalt kontakt olemas mõne kindla psühholoogiga, võib uurida, kas ta on valmis selle teemaga ise otseselt tegelema. Kui ei ole,
siis tahan öelda, et me tegeleme sellega, et tulevikus meil oleks kogukond psühholooge ja ka teisi vaimse tervise spetsialiste, kes on valmis vastu võtma kliente, kellel on kliimamure kas peamine või siis kuskil olulise probleemina üleval, mis siis takistab igapäevaelu või takistab seda soovitud keskkonnasõbralikku tegevust, mida ta teha tahab. Kas on olemas ka juba mingisugust statistikat selle kohta, milliste inimeste seas võiks niisuguseid kliimaga seonduvaid probleeme rohkem esineda? Et internetis tundub just nagu see oleks noorte teema. Kas see ongi niimoodi või on seda ka vanemate inimeste seas? Ja eks internet võib olla mõnevõrra petlik. Tegelikult kõige sagedasem on mure nende huvigruppide sees, kes on tegelikult ise kogenud ekstreemset ilmastikuolu. Ja siis ka teemaga enam kokku puutuvad inimesed, on nad siis teadlased, erinevate looduserialade üliõpilased, aga ka aktivistid, teemast huvitunud. Samuti on teatud psühholoogilised tegurid, mis võivad nii-öelda riskitaset tõsta. Nagu sageli erinevate ärevushäirete ja ka meeleoluhäirete puhul isiksuse joon neurootilisus, ehk siis mis kätkeb endas nii-öelda tõenäosust, et sa koged erinevaid negatiivseid tundeid sagedamini, olgu selleks siis ärevus, viha, muretsemine, aga samamoodi näiteks inimesed, kes taluvad selliseid ootamatuseid või teadmatust halvemini ning ka inimesed, kes kalduvad enam muretsema. Et neil on natukene suurem oht olla kliimaärevuse poolt kimbutatud. Samas aga näiteks sugudevahelised erinevused ei ole kindlad. Mõned uuringud on tõesti näidanud seda, et naiste seas on kliimaärevus kõrgem, samas osad uuringud selle tulemuseni ei ole jõudnud. Sama ka tegelikult haridustaseme puhul, et ei ole väga selget seost, et kõrgemalt haritud inimesed näiteks kogeksid kliimaärevust ilmtingimata rohkem. Kui on juba sellist teavet, et kliimaga tegelevate inimeste seas kliimaärevust ja selliseid raskeid tundeid esineb rohkem, kas me peaksime sellest üldse rääkima laiemalt? Kas sellel ei teki seda ohtu, et siis hakkavad rohkem inimesed üldisemalt kliimaärevust tundma? Me ei saa maailma teemasid vältida. See, et kliimamuutused eksisteerivad, et me oleme 6. väljasuremislaine keskel, et on plastikprügi palju ja eks ju, me räägime väga paljudest teistest loodusprobleemidest, siis me ei saa pead sellest nii-öelda liiva alla peita. Ning kui mõelda ka üldse ärevuse perspektiivist, siis nii-öelda teema vältimine või stiimuli vältimine, lühiajaliselt võib ärevuse osas pakkuda leevendust, kuid pikaajaliselt just vastupidi, see ei aita nii-öelda ärevust tekitava stiimuliga toime tulla. Seega vastupidiselt me peaks teadusandmetele väga otse ja selgelt peale vaatama ja olema valmis, et need võivad meis tegelikult tekitada negatiivseid tundeid ning siis teadlikult kasutama kõiki oskuseid, ressursse ja tegevusi, et just seda siis ärevust leevendada. Kaasa arvatud, eks ju, keskkonnasõbralik tegevus võib olla üks, mis aitaks kliimaärevust samamoodi leevendada ja just vastupidi lisaks ärevusele pakkuda juurde seda eduelamust või ka head tunnet, et ma sain midagi ära teha või siis ma olen kuuldud enda lähedaste inimeste poolt, kes mõtlevad näiteks samamoodi. Mida öelda nendele inimestele, kes arvavad, et see on kas niisugune moeteema või pseudoprobleem või väljamõeldis? Moeteema võib-olla selles suhtes nendel inimestel ei ole tegelikult täielik nagu vale arusaam, sest kliimaärevuse mõiste tegelikult on tõesti üles kerkinud 2010. aastate lõpus enam. Kuigi tõesti kliimamure kohta olid esimesed uuringud juba 1980. aastatel, näiteks 1982 kuni 1986 viidi 12 Euroopa riigis läbi teadustöö, kus umbes see riikide vahel varieerus, aga 34 kuni 38% inimestest olid mures kliimamuutuste pärast. Ehk siis kliimamure on oma olemuselt vanem teema, aga kliimaärevus on tõesti uuem mõiste ja need inimesed on märganud, et uus mõiste on üles tulnud. Aga kui see mõte on seal taga, et
jah, ma näen, et mu lähedane on häiritud kliimamuutustest ja ma tahaks, et ta oleks vähem häiritud, siis öelda seda, et see mure ei ole nii suur, lihtsalt ei ole objektiivne infokirjeldus. Kliimamuutused on läbi juba ekstreemsete ilmastikuolude inimestele ohtlik stiimul või võib olla ohtlik stiimul. Seega see on koht, kus vastupidiselt just nii-öelda aktiveerimine, tegevuste ja lahenduste otsimine, juurde lugemine on absoluutselt mõistlikud toimetulekuvõtted. Aga siin on oluline osata ka teemast teatud hetkel distantseeruda, sest muidu kui ainult lugeda ja muretseda ja infot otsida, lühiajaliselt see võib korraks sellise nii-öelda kontrollitunde või turvatunde tegelikult tekitada, aga siiski, kui sinna pause nagu vahele ei tekki, siis see ka ju kurnab inimese ressursid lõpuks ikkagi ära. Seega ka siin on see nii-öelda tasakaalu koht oluline. Ma just tahtsingi vahele küsida, et kui tegemist on sellise loomuliku reaktsiooniga olukorrale, kas siis kliimaärevus läheb ära ainult siis, kui kliimamuutused kuidagi saab tagasi keerata või see olukord ise tasakaalustub? Ma võib-olla lisaks veel eelnevale juurde seda, et üleüldiselt emotsioonide või kogemuste või murekoha tühistamine üldjuhul ei aita inimesel oma tunnet leevendada. Ehk siis, kui me tahaks näed, et selle inimesel kliimaärevus on väga suur, siis üldjuhul ütleme, et see ei ole asi, mille pärast muretseda, ei aita meil tegelikult selleni välja jõuda. Küll aga on üks võib-olla mõiste, mis varasemalt nagu muude teemade puhul nii sagedasti läbi ei käi, aga kliimaärevuse puhul läbi käib ja see on nii-öelda tähendusrikas kohanemine või meaning focused coping, mille sisu on suuresti see, et olgugi, et kliimaärevusega kaasnevad mõtted ja olukord võib tekitada ärevust, siis leida sinna juurde selline tähendusrikas toetav alternatiivne mõte. See võib olla kas või see, et ma näen, et CO2 tase atmosfääris jätkuvalt tõuseb, see on minu jaoks väga muret tekitav, aga ma otsin koos kogukonnaga lahendusi ja ma ei ole selle osas alla andnud. Ehk siis see sama nii-öelda enda kontrollitunnet ja enesetõhusust mitte tõsta või toetav mõte on üks näide sellest. Samamoodi nii-öelda leida see toetav või tähendusrikas aspekt juurde on tähtis. See tähenduse aspekt siinkohas võibki olla natukene ka erinev. Mõne inimese puhul see võibki tähendada oma eesmärkide, võib-olla ka elukutse, võib-olla nii-öelda suuremate plaanide muutmist, et elada keskkonnahoiakutega suuremas kooskõlas. Mõne teise inimese jaoks võib see tõesti tähendada seda, et ta mõtleb välja need tegevused, mida ta igapäevaselt teha saab keskkonna hoidmiseks, näiteks teeb neid. Mõne inimese jaoks võib see välja näha seda, et ma näen, et ma väga-väga igapäevaselt lihtsalt muretsen, et ma nii-öelda struktureerin oma mure ära, et jah, ma igapäevaselt näiteks otsin keskkonna kohta infot, 30 minutit, tund aega, aga ülejäänud osa päevast ma luban endal keskenduda muudele teemadele, et mõnikord see võib hoopis ka niimoodi välja näha. Sa mainisid seda just, et paljud inimesed või osad inimesed üritavad leida enda jaoks tegevusi, mis seda leevendavad. Et nad teevad iga päev siis midagi. Ma arvan, et see võib olla alustamiseks natukene kergem kui kohe mingisuguse suurema kogukonna leidmine, et suuri aktsioone teha. Kas on mingisuguseid väikseid tegevusi, mida sa ise soovitaksid? Absoluutselt, kohe suurelt ei peagi ju pihta hakkama ning vaimse tervise hoidmisel on väiksed sammud sageli väga olulised. Kõigepealt väga ausalt uuriks endalt, et kas see kliimaärevus, mida ma kogen, kas ta on selline väike, mõõdukas või väga suur. Kui ta on väike või mõõdukas ja ta pigem just motiveerib keskkonnasõbralikule tegevusele, paneb just keskkonnaalast infot või kliimamuutuste alast infot juurde otsima, siis ma vaataks seda kui pigem positiivse asjana, et väga hea, sul on huvi maailma vastu, sul on huvi suurte ja põletavate teemade vastu ning sa üritad aru saada, mida ja kuidas edasi minna. Samas, kui kliimaärevus on väga suur ja häiriv, siis see oleks koht, kus mõelda võib-olla võtetele, et saada ärevust alla tuua, et oleks endal võimalik igapäevaelu kohustustele ka vastata.
aga üks asi, millest pihta hakata, on tegelikult vaadata üle ärevust leevendavad võtted, mis on juba varasemalt toetanud. Näiteks võib-olla, kui varasemalt on toetanud see, et pidevalt liigud füüsiliselt, oled füüsiliselt aktiivne, magad piisavalt, toitud korralikult, siis see on üks koht. Võib-olla see sama toetava mõtte leidmine, et ma annan endast parima, kliimamuutus on süsteemne protsess, ehk siis mina ei ole üksikisikuna selles süüdi, võib-olla samamoodi toetav mõte, mis ärevust leevendab. Võib-olla mõne inimese jaoks on see mõni teadveloleku võte, ka see võiks aidata korra ennast nendest mõtetest, mis häirivad, kaugemale saada. Aga minule väga meeldivad ka nii-öelda erinevad positiivsed kliimauudised, et see ei ole ainult see, et kliimamuutuste kohta on negatiivsed uudised. Kui otsida detaile, siis on aspekte, mis võiks tegelikult pakkuda ka vahepeal nii-öelda rõõmu ja lootust. Minule näiteks väga meeldib Alena Woodi Instagrami konto, mis ongi kujundatud positiivsete kliimauudiste ümber. Tema konto kindlasti ei ole ainus, aga teadlikult tegelikult otsida nii-öelda eduelamust või näha, et jess, see on positiivne. Samamoodi, eks ju, pärandniitude rahastus võiks olla üks selline näiteks positiivne uudis, mis on alles hiljuti läbi käinud. Et neile ka ruumi anda selle üldpildi juures on tähtis. Mida sa ütleks nendele inimestele, kellel see ärevus on kas kasvanud nii suureks või on see lausa hüpanud juba sealt välja ja nad on maandunud täieliku apaatia juures? Et ma olen ise ka internetis liikudes jällegi ja inimestega rääkides kohanud selliseid inimesi, kes tunnevad, et nad ei saagi maailma muuta. Asjad lähevadki kõik halvemaks ainult ja meil pole mõtet isegi midagi ette võtta. No, see on see koht, kus tegelikult üldine vaimse tervise abi on hea mõte. Et üldse tegelikult saaks tervikpildi, mis seal vaimse tervisega on toimimas. Sest vaimse tervise spetsialisti seisukohast on oluline teada seda, et eks ju kliimaärevus võib olla komorbiidne, näiteks üldistunud ärevushäirega või posttraumaatilise stresshäirega või samamoodi ka depressiooniga. Ehk siis tuleb vaadata, äkki siin on ka see pilt natukene laiem, et siin ei ole ainult kliimaärevus. Küll aga ma rõhutaks siinkohal üle, et kuna kliimaärevus ise ei ole diagnoos ja kuna iga kliimaärevust kogev inimene ei tähenda, et tal oleks mõni teine seal all olev vaimne tervise probleem, absoluutselt mitte. Ehk siis igal juhul tasuks need kaks hoida väga eraldi. Aga kui on inimene, kellel on tõesti raske ja tõesti kannatab, on mõistlik otsida abi, on mõistlik rääkida lähedastega, otsida toetuspunkti, on mõistlik otsida kogukondi, kes sarnaselt mõtlevad või saaksid aidata ja anda tuge, et see, kuidas sa maailma näed, ongi hirmutav. Kui inimesed tahavad midagi ette võtta päriselt ja olla osa mingisugusest kogukonnast, kes kliimaga tegeleb, kuhu nad saaksid pöörduda? Kas Eestis on mingisuguseid organisatsioone või liikumisi või kohti, kus nad saaksid ka siis osa olla? Absoluutselt, aga enne kui läheks sinna, siis ma võib-olla ka ärgitaks üldse võib-olla uurima, mida lähedased keskkonnateemadest arvavad, sest mõnikord keskkonnateemadest rääkimine lihtsalt ei tule ülesse. Ja täiesti sõbralikult ja uudishimulikult võibki küsida, et mida sa keskkonnateemade osas mõtled või arvad. Ja kui ta otsustab jagada ja mõtted tegelikult ühtivad, siis võid olla täitsa ootamatult leidnud endale mõttekaaslase või inimese, kellega sa saad teemadest lähemalt rääkida. Seega alati ei pea otsima kaugemalt. Küll aga tasub pilk peal hoida Eesti rohelisel liikumisel, nende tegevusel, kui oled huvitatud võib-olla aktivismi tegevust, siis miks mitte Fridays for Future ja miks mitte ka lihttehnoloogia park ning ka ökokogukondadesse lähemalt vaadata. Et siin on võimalusi mitmeid, aga julgelt ärgitan rääkima ka lähedastega, sest ka nende seas võib olla päris palju inimesi, kes sarnaselt mõtlevad. Üks hea nipp, mille ma ise olen avastanud või mida ma alati inimestele soovitan, kohe haagin siia juurde, et peale lähedaste tasub vaadata ka seda, mis lähedal toimub.
kuna vahel on ka selliseid aktsioone või üritusi, mis ei ole otseselt kliimaga nagu nime poolest või tiitlis seotud, kuid tegelikult tegeletakse täitsa sarnase või haakuva teemaga. Et väga hea näide, ma arvan, on meil see maailma koristamise päev, mis otseselt ei ole, tiitlis ei ole kuskil, et see nüüd kliimaga oleks seotud, aga tegevus on ju hea ja toob inimesi kokku ka loodetavasti. Just see tegevus on tegelikult väga eesmärgipärane ka, et selles osas silmad tasub lahti hoida, et neid tegevusi võib olla päris mitmeid ja päris palju. Kliimaärevus sageli pannakse kokku muude vaimse tervise probleemidega. Mida sa selle kohta ütled? Ma ütleks, et see ei ole tegelikult kohane. Kliimaärevus selgelt ei ole ei ärevushäire ega muu vaimse tervise diagnoos, lähtudes sellest, et stiimul ongi ohtu tekitav ning ärevus või mure on ratsionaalne reaktsioon sellele. Ehk kui ma mõtleks nagu vaimse tervise spetsialisti vaatenurgast seda, siis muidugi on tarvis teada, mida inimene kogeb. Ehk siis kui ta tuleb kliimaärevusega vastuvõtule, on väga hea aru saada, kas seal võib olla mõni teine vaimse tervise mure või mõni teine häiriv sümptom veel juures. Küll aga kui mõelda nagu ühiskondlikule arutelule, siis ei ole mõistlik kliimaärevuse või mure tagant hakata otsima mingit muud vaimse tervise mure. Seda absoluutselt ei pruugi seal olla, sest me ei seosta ju mingi elukutsega, ma ei tea näiteks, et sa oled poliitik või finantsjuht, et seal taga oleks mingi vaimse tervise mure või siis, et parempoolne või vasakpoolne maailmavaade, et sellega käiks mingi vaimse tervise mure kaasas. Et need teemad, ma arvan, on oluline hoida lahus, sest kliimaärevus või mure või kliimamuutustega kaasnevad erinevad tunded või keskkonnaärevus, täpselt nii, kuidas me seda nimetame, on loomulik ja kohane reaktsioon ohtlikule stiimulile nimega kliimamuutused ja teised loodussüsteemide seisukorra halvenemised. Niimoodi, et see väide ei ole õige, et kliimaaktivistid oleksid kuidagi vaimselt häiritud või luululise mõtlemisega või selliseid koledaid mõtteid vahetevahel käib kuskilt läbi. No see ei ole aus tegelikult inimeste vastu ja kuidagi pidi ei saa ühte maailmavaadet kokku siduda vaimse tervise muredega. Seal ei ole lihtsalt sellist ülekatte kohta. Kliimaärevust võib kogeda totaalselt terve inimene, sest see ongi ratsionaalne reaktsioon sellele, mis maailmas toimub. Kas siis võiks see küsimus lähedastega suheldes või ühiskonnas ringi vaadates olla hoopis see, et miks inimesed rohkem ei ole kliimaärevad? Vot siin ka see, et ta nagu võib mingil määral olla õige ja mingil määral mitte. Et kui me enne rääkisime seda, et eestlased võrreldes muude eurooplastega ei ole nii mures kliimamuutuste pärast, kui teised on näiteks portugaallased, siis selles kontekstis see on õige. Aga kui me teame seda, et kliimaärevus, kui ta on liiga kõrgel tasemel, võib pigem viia sinna, et tahaks hoopis teemat vältida või ei tahaks väga aktiivselt tegutseda või ei suuda väga aktiivselt tegutseda, kui isegi tahad, siis selles mõttes on mõningane mure, mõningane ärevus, ehk siis vähesel või keskmisel määral, kus inimene tunneb, et ta tuleb sellega toime, mõistlik. Ja kui inimesel ei ole absoluutselt nagu muret keskkonnaga just kliimamuutuste kontekstis või üldiselt, eks ju, loodussüsteemide seisukorra halvenemise osas, siis see on üks teema, mille osas nagu julgelt võib rääkida, võib arutada. See ei ole kuidagipidi eetiline inimestes muret, eks ju, esile kutsuda ja seda ei peaks tegema, aga on mõistlik teemad üle arutada ikka. On sul mingeid nippe selle jaoks, kuidas sellist teemat tõstatada? Et see võib olla ka, eks ole, mingil määral selline tuline arutelu küsimus, võib olla just sellises pereõhtusöögilauas. Et on sul mingid viise, kuidas seda teemat kuidagi niimoodi kergemalt ette tuua? Oluline on teada, et me ei saa inimeste arvamusi sageli väga palju muuta. Kui inimene ise ei soovi ega ta ei taha seda otseselt muuta. Seega teisele inimesele võib-olla konflikti käigus oma arvamust
peale surumine ei pruugi olla väga efektiivne lahendus. Et pigem otsida koostöökohti, ehitada häid toetavaid suhteid ning siis ka, kui inimestel on väga erinevad arvamused kliimamuutuste või keskkonnateemade osas, julgelt arutada selle üle sõbralikult, nii et tegelikult pärast oleks võimalik mingis olukorras kas jääda sõpradeks või ikkagi jääda edasi suhtlema. Ehk pigem ikkagi nagu vaadata koostöisuse poole ja üritada koos jõuda lahendusteni nii, et mõlemad osapooled on vähegi kuulatud. Aga eks see sõltub ja kõik olukorrad ei ole ka alati nii kerged. Ja sellega ma nõustun, ma ise olen ka kogenud, et vahel, kui inimesed väga vastu tõrguvad, siis selle asemel, et kuidagi vastanduda, võib-olla vahel, see on küll keerulisem tee, aga vahel on hea minna süvitsi sellesse, et miks nad niimoodi mõtlevad. Vahel on seal taga mingisugused hirmud või kaotused või kogemused ja kui need lahti rääkida, siis on kuidagi võimalik mingisugune kompromiss leida. Jah, eks see jällegi väga sõltub olukorrast, et kus see nii-öelda ruum selle jaoks on olemas, et alati ei pruugigi seda olla. Aga kuna ka kliimamuutuste kontekstis, eks ju, meil ei ole võimalik teha üksikisikul nii suuri muutuseid, et nüüd kohe kõik on ime hästi korras, et see ei ole kuidagi ratsionaalne ootus, siis igatpidi koostööd üles ehitada ja olla üksteise osas hooliv ja sõbralik on mõistlik tee, kuidas minna. Aga lähmegi siis lõpetuseks selle juurde, mida üks inimene saab teha selleks, et leevendada neid raskeid kliimaga seotud tundeid. Et siit on juba välja tulnud mõned sellised toredad soovitused, et võib-olla piirata või teadlikumalt infot vastu võtta, eks ole, et nagu sa varem ütlesid vist, et lugeda ainult kindel aeg ja siis pärast anda endasele puhkeaega. On sul veel mingeid häid soovitusi selle kohta? Ma kõigepealt lähtuks sellest, et kas kliimaärevus on selline väike või keskmine ja ta motiveerib mind tegutsema. Et nagu enne sai arutatud, siis kui ta motiveerib tegutsema, motiveerib infot otsima, motiveerib teema osas olema uudishimulik, siis see on koht, kuhu ma ei sekkuks, vaid vastupidi just vaataks seda positiivselt. Küll kui aga kliimaärevus läheb väga suureks, siis see on see koht, kus tegelikult vaadata korra vaimse tervisele nii-öelda uudishimuliku pilguga otsa ja vaadata, mida saaks teha, et seda ärevust alla tuua, et oleks uuesti võimalik igapäevaelus aktiivne olla ja astuda samme, mida keskkonnasõbraliku tegevuse osas näiteks tahaks astuda. Siin tulebki kasutusele kõik võtted, mis varasemalt on aidanud ärevust leevendada, aga kuna meil see arutelu vaikselt läks natuke sinna poole, et mida me nagu ise oleme teinud, siis minu puhul see võib sageli tähendada tõesti näiteks jalutamist või füüsilist aktiivsust või lähedastega kliimamuutustest rääkimist või siis samamoodi see meaning focused coping'u ehk siis nii-öelda toetava alternatiivse mõtte juurde otsimine. Ehk kui see võibki olla, et väga hirmus oli vaadata tulekahjusid USA's, Los Angeleses ja seal piirkonnas, aga minu jaoks võib-olla see toetav mõte oligi, et olgu see on väga hirmutav ja väga õudne on seda näha, siis mina saan teha neid tegevusi, mis aitavad kohalikku kogukonda, ma saan enda käitumistegevust piirata ja ma saan otsida sõprade lähedaste kontakte, et teha midagi süstemaatilisemalt. Ehk siis tõesti see ongi minu puhul rohkem jalutada, kasutada asju, mis juba olemas on, kui ei ole võimalik, siis vaadata teise ringi peale, samamoodi olla jätkuvalt keskkonnateemade osas uudishimulik, kuigi see võib olla mõnikord väsitav, aga mõnikord see võib lihtsalt olla ka täitsa kõikide muude toredate asjade ja tegevuste tegemine. Ma arvan, mille kohta siin võib natukene inimestel tulla küsimust ja ma arvan, et see võiks olla nagu hea asi, mida välja tuua, on see, et praegu ka sinu soovitustest ei tulnud välja seda, et nagu inimesed peaksid hakkama sorteerima või metsas käima, mis on nagu need kõige üldlevinumad soovitused, mis mitte otseselt kliimaärevusega seotult, aga kliimateemadega välja tuuakse. Et see on, ma arvan, selline huvitav mõttekoht, kui mind ennast näiteks sellised väikesed
tegevused, ma ütlesin just selline sorteerimine ja võib-olla enda tarbimise läbimõtlemine on just need, mis minu kliimaärevust kuidagi leevendavad, kuna ma tunnengi, et ma teen oma selle väikese pisikese osa nii palju, kui mina oma selles mõjusfääris, mis minu ümber on minu kodu, selle ma teen ära ja just nagu see on kuidagi see, kuidas ma maandan, et nagu kuigi ma ei saa olla aktiivne sellel maailmapildil, ma ei saa maailma päästa, siis ma saan nii palju natukene teha. Et samas sinu jutust nagu seda üldse välja ei tulnud, et peaks nüüd minema ja tegema, et kuidas seda mõtestada, et inimestel nii erinevad toimetuleku meetodid võivad olla? Ma arvan, et see on väga hea küsimus, mida tõstatada. Ma arvan, et siin hakkab fookuskoht mängima. Selles osas minu tegevuste sees on tõesti jalutamine, füüsiline liikumine, kas või siis näiteks rattaga, aga ka kasutada võimalikult palju asju, mis juba olemas on. Need on samamoodi üks tegelikult keskkonnasõbralikud tegevused, et sageli, kui me vaatame nagu erinevaid turundustegevusi, siis seal võib olla väga, vaata see uus keskkonnasõbralik asi, võta see. Iseenesest, kui sul on toimiv asi juba olemas, siis uue juurde toomine tegelikult ei ole keskkonnasõbralik tegevus. Seega võib-olla mingites asjades, et hoida neid võimalikult kaua, on positiivne asi. Aga ma arvan, päris palju tegelikult räägime jäätmetest ja looduses käimisest. Aga ma tahaks rõhutada, et ka kliimaärevuse puhul, kui me tõesti räägime ainult kliimaärevuse leevendamisest kohas, kus ta on väga häiriv ja on väga kõrge, siis need võtted võivadki olla väga erinevad. Et siin kohas tõesti see ei ole ainult see, et kui sul on väga kõrge ärevus, tõesti hakkab prügi sorteerima, see ärevus kaob ära. Et see olukord sellel hetkel arvatavasti ei ole enam nii lihtne, et siis see lahenduste komplekt peabki olema kõvasti mitmekesisem. Sinna komplekti võib tõesti kuuluda tõesti jäätmete sorteerimine, looduses käimine, info otsimine, rattaga liikumine, igatepidi tarbimise vähendamine, et absoluutselt, aga kui minna nii-öelda psühholoogiliste võtete juurde, siis tõesti sinna nii-öelda leida enda jaoks selliseid toetavaid või kontrollitunnet tõstvaid lauseid juurde oleks väga, väga mõistlik mõte, mis võiks aidata selles maailmas leida nii-öelda oma kohta tähendust, aga tuua ka seda väga kõrget kliimaärevust näiteks mõõdukaks või väikseks jälle tagasi. Ehk siis kõigepealt on vaja ikkagi oma tervise eest hoolitseda. Absoluutselt, kui meil ei ole head, tugevat vaimset tervist, siis ükskõik mida me siin maailmas ju teha tahame, siis me võib-olla ei pruugi seda teha saada. Seega tõesti enda vaimse tervise hoidmine on samamoodi ikkagi väga keskkonnasõbralik samm, mida astuda, et siis selle põhjal teha kõiki neid muid keskkonnasõbralikke tegevusi, mida tahaks teha. Mul on endal üks selline lemmikfraas, mida ma sageli jagan, et ei tohi panna ennast põlema, et teistel oleks soe. Ma arvan, et see käib ka igasuguse aktivismi ja sellise ühiskondlikult kasuliku tegevuse kohta, et vahel on tõesti kõige parem lihtsalt ennast natukene teha pausi ja minnagi jalutama ja lastagi natukene puhata enda mõttel ja kehal. Ja see pidev kuidagi see tung midagi nüüd teha, midagi ära teha, ei ole alati mõistlik. Et kui pidevalt on see tung, et tahaks midagi ära teha ja tegelikult nagu ju tuleb see kogu aeg tagasi, et okei, aga ikkagi näiteks CO2 osakaal on atmosfääris jätkuvalt tõusnud, et siis see on nagu väga riskantne koht, kus olla. Ehk sageli tegelikult keskkonnasõbralik tegevus ei peaks olema ainus võte, mida kasutada, et oma kliimaärevust, kui ta tõesti kõrge on, otseselt leevendada. Seega tuua sinna juurde selliseid toetavaid lauseid, milles on see koht, et olukord ongi keeruline, aga et ma tulen sellega toime või mina astun neid samme või see on minu tegevus, võiks olla igal juhul toetav. Või siis vahepeal ka võtta aega puhkamiseks, muude teemadega tegelemiseks. Et ei tasuks ainult keskkonnasõbraliku tegevusse jääda, sest see on lihtsalt oht, et ühel hetkel see ei ole vaimset tervist enam toetav. Aga ju lõppude lõpuks meil on vaja inimesi, kes oleksid vaimselt terved ja kes suudavad pikaajaliselt kliimateemadega tegeleda, huvituda neist, anda ja öelda sõna sekka ja tegutseda.
kus kohast, kas on mingi tore veebileht või mingi koht, kus saaks lisainfot kliimamure teemal, kliimaärevuse teemal? Ja Peaasjades on olemas kodulehekülg, mis keskendub kliimamurele ja tegelikult see kodulehekülg on välja toonud ka kliimatunnete ratta. Ehk siis kui on endal võib-olla raske mõnikord tundeid ära sõnastada, siis ratas võib sellega tulla väga hästi appi. Et see on koht, kuhu piiluda. Kas sul on mõni mõte või nipp, mida lõpetuseks kuulajatele edasi anda? Ma võib-olla rõhutaks üle, et kuigi me oleme täna rääkinud kliimaärevusest, siis kliimamuutustega ja üldise loodusliku seisundi halvenemisega ei pruugi kaasas käia ainult ärevus, seal võib olla viha, seal võib olla pettumus, samas nostalgia, millest me ka põgusalt rääkisime. Et tegelikult see tunnete pilt on palju laiem ja sinna võib sisse mahtuda elevus, uudishimu, positiivsus ka. Ehk võib-olla kui lubada või uudishimulikult vaadata, mis tundeid kliimamuutused tekitavad, et see pilt võib olla hoopis palju kirjum. Ning ikka rõhutaks üle, et nii kaua, kui kliimaärevus on väike või mõõdukas ja inimene ise tunneb, et tuleb sellega toime, siis see ei ole kuidagipidi halb asi, vaid pigem just positiivne asi selle kohta, et ollakse maailmas toimuvaga kursis. Mina omalt poolt lisaksin selle mõtte, mis meil on ka korduvalt läbi käinud, et on vaja teha pause, on vaja lasta endal vahepeal puhata ja ikkagi lähtuda sellest, et me ise inimestena tunneksime ennast hästi ja tuleksime võimalikult hästi toime. Lisainfot kliimamure ja sellega seonduva kohta leiate meil peaasi.ee veebilehelt kliimamure alarubriigist. Soovitan teil uurida ka meie vaimse tervise vitamiine, mis on sellised vaimse tervise põhielemendid ja kindlasti ka kliimamurega toimetulekuks väga olulised. Peaasja kohta saate lisainfot veebis www.peaasi.ee ja meie kõigis sotsiaalmeediakanalites. Peatse kuulmiseni!